minu sõbrad, olen üksi. Kas minu joonistus ajab sulle hirmu nahka? Miks peaks kübar mulle hirmu nahka ajama? See pole ametigi kübar, see on poamadu, kes seedib elevanti. Vaata, ma joonistan teise pildi veel. Vaata nüüd, see on lahtine poamadu, siin on elevant hästi näha. Ära joonista enam meil lahtisid ega kinnisid poamadusid. Ära kui üldse midagi joonista. Inimesed ei saa aru. Muidugi. Suured inimesed ei saa ilmastki aru. Kas teil on nii tüütu neile kogu aeg seletusi anda? Palun joonista lammas. Ah? Joonista lammas, joonista lammas, joonista lammas, palun. See lammas on vist haige. Joonista teine. See pole ju lammas, sellel on sarved, see on oinas. Joonista uus. See lammas on liiga vana, kas sa ei oska ühtegi väikest lambakest joonistada? No näed, väike tore lambake. Küll on hea, et seda kasti sisse joonistasid. See võib talle öösel majaks olla. Päeval võid seda köide panna. Köide panna, kui imelik mõte. Kas suured panevad oma lemmikud alati köide? Koer lakkus kutsikaid õrnasti ja seadis neid kõike pidi. Ei olnud neid tarvis kellelgi, nad ära uputati. Kui sa teda köide ei pane, võib ta sul ära joosta. Ei ta kuhu ta sinu arust jooksma peaks? Ükskõik kuhu, otse edasi. Otse edasi ei saa kuigi kaugele minna ja ta ei tahagi minu juurest ära minna, sest ta armastab mind vist. Ja vana koer nagu ennegi sõi, kaitses lukku ja taba ja haukus nii nagu ennegi ja mängis ja liputas saba. See on vist päris tõsi, et lambad söövad põõsaid ja ahvileivapuid. Jaa, see on tõsi. Siis peab end sundima korralikult ahvileivapuid kitkuma. Kohe, kui suudab need roosipõõsastest eristada. Nüüd võid ahvileivapuu lambale toiduks anda. Siis on kergem. Täiskasvanud ei tea, kus ohud võivad olla. Täiskasvanutel Ei ole. Laste muredest mitte mingisugust aimu. Täiskasvanud arvavad, et ainult nende mured on mured. Armastan väga päikeseloojanguid. Tule, lähme vaatame ühte. Peab ju ootama. Mida? Tead, kui oled nii väga kurb, siis armastad päikeseloojanguid. Kui lammas sööb pöösaid, siis sööb ta ka lilli. Lammas sööb kõike, mis ette juhtub. Isegi lilli, millel on okkad. Isegi lilli, millel on okkad. Aga milleks need okkad siis on? Okastest pole mingit kasu. See on lihtsalt lillede õelus. Ma ei usu sind. Nad on lihtsameelsed. Nad arvavad, et oma okastega on need hirmu äratavad. Kas sa tõesti arvad, et... Ma ei arva midagi. Ütlesin lihtsalt, mis pähe tuli. Mul on siin tõsised asjad käsil. Tõsised asjad. Sa räägid nagu ei hooliks. Sa räägid nagu suur inimene. Sa ei tee üldse vahet. Sa ajad kõik segi. Sa ajad armastuse, hoolimise, igatsuse, andestamise kõik segi. Sa paned kõik ühte patta. Sa paned suurte mured väikeste õlgadele. Sa ei tea lastest midagi. Minu koer lakkus kutsikaid õrnasti ja seadis neid kõike
kõike pidi. ei olnud neid tarvis kellelgi, nad ära uputati. saad aru, mina nägin seda pealt. lapsed peaksid täiskasvanute maailma sujuvalt sisse elama. õppima võtma ja andma ja ei ole aega ega tahtmist ja nad ei oskagi, sest neid pole keegi õpetanud armastama, andma ja andestama. ma ei usu, et inimesel teise inimese vastu üldse häid kavatsusi on. kõik on kõigi vastu ja kõigil küüned oma poole. maailm läheb hukka, ütlevad nad. mingu, see pole minu asi. mina sündisin sellisesse maailma, mille vanemad minu jaoks tegid. vanemad ja õpetajad arvavad, et nad on ainuõiged. juba ammu, enne mu sündimist, siis pidi maailm parem olnud olema. kuhu see jäi? kuhu jäi see maailm, millesse mina kuuluda ei saa? kuhu jäi see parem maailm? kes on selles süüdi? mis sellega juhtus? ma ju püüan parem olla, aga ma ei oska. kellelt peaksin eeskuju võtma? ma ei tea enam sedagi, kes teeb head, kes halba. kõikide asjade nimi on raha. ja siis tulevad tunded või tulevad. ma tean, mul on suur hulk õiguseid ja neid ma ka kasutan. aga millised on minu kohustused? Nende kohta pole ühtegi reklaami mitte kunagi avaldatud. kas kohusetunne sünnib koos inimesega või seda õpitakse? kes seda õpetab? koos inimesega sünnib ellujäämistahe, seda ma tean. ja vana koer nagu ennegi sõi, kaitses luku ja taba ja haukus nii nagu ennegi ja mängis ja liigutas saba. meie peres on 6 last, igal neist ise isa. mina ei tea siiani, kes mu isa on. Pole vajagi. emal on alati olnud neid mehi, kes on tahtnud abiisad olla. üks neist saigi selleks, jõi üksi ja koos emaga, hiljem peksis meid kõiki. rusikatega, kui muuga ei olnud. mina jooksin sealt ära, ööbin sõprade pool ja trepikodades. sügisel ja talvel tuleb sooja saamiseks igasugu asju ette võtta. aga ma saan sellest üle, ma tulen sellest välja, aga sinna läheb veel kaua aega. kui ma oma ema veel kunagi näen, siis ei tunne ta mind ära. meie peres pole rahast puudus, ema on tegija. oma isa pole ma kunagi näinud. ema ütleb, et tal on teine perekond. ta ehk ei teagi minust midagi. nii juhtub. raha on tähtis ja seda on meil emaga mõlemil. kena näolapp maksab ja kui on teatud oskused, maksab veel rohkem. kodus ma ei ela. olen ühe vanema mehe pool ja sel polegi tähtsust. keda huvitab? mind polnud planeeritud, olin tööõnnetus. mu vanemad elasid koos vaid minu ja venna pärast. arvasid, et me ei saa teada, lollakad. Nad tülitsesid nii tihti, et esimesed sõnad, mis me ära õppisime, olid räiged roppused. ka peksmistehnika on mul selge. kui tahad sinikaid tekitada, tuleb lüüa pehmetesse kohtadesse. kui aga tõsiseid vigastusi, tuleb murda luitkonte. meil on õnnestunud juba pool aastat kodust ära olla. vanemad arvavad, et elame vanaema juures, vanaema aga, et vanemate juures. omavahel nad ei suhtle. sõprade juures on tegelikult päris lahe. toidu põhiliselt varastame. mõnikord teeme ka tööd. päris tööd, ma mõtlen. tegelikult oli varastama õppinud juba varakult. teatud suuremad plikad õpetasid kauplustest oskuslikult varastama ka lausa päeva ajal. esialgu varastasin, et suurtematelt kiitust saada ja oma tublidust tõestada. varastamine on omamoodi sport. ega toitu väga ei varastagi.
põhiliselt asju, mida müüa saab. raha on ju kõigil tarvis. algul varastasin mina suurte emade tarvis. nüüd varastavad väiksemad minu tarvis. elu on võitlus ja mina tahan võitja olla. ma pole kunagi pai poiss olnud, liialt paha ka mitte. meil on sõpradega lahe. ükskord tuli kooli juurde minust vanem poiss, pakkus mingit valget pulbrit. alguses olime koos sõpradega ainult kummiliime tõmmanud. vanem poiss ütles, et see on parem ja soliidsem. no see oli lahe, ta andis meile seda tasuta. alguses ei saanud küll midagi aru, kõik mured olid kaugel-kaugel. selleks alguses saime küll tasuta, aga pärast pidime maksma. selleks, et raha saada, pidime varastama. meil on oma kamp, püüame endile igatepidi tähelepanu tõmmata. meie riietus, soengud, suhtlemislaad sunnivad olukesi tädikesi meist kaarega mööda käima. ega siis ainult poisid, tüdrukud ka ja no plikad on palju räigemad. hoidke eemale meist, me oleme teie töötrügavate ja jõukate sõprade võsukesed ja meist võivad saada veel kunagi kuulsad ja targad inimesed, nagu näiteks direktorid, poliitikud, ma mõtlen ministrid, kes räägivad ja räägivad ega ei näegi, mis nende ümber sünnib. ma tahan nutta. ma tahan karjuda. ma tahan röökida. mitte keegi ei kuule mind, mitte keegi ei näe mind. mitte keegi teine ei mõtle minu mõtteid, mitte keegi teine ei taha nutta. mitte keegi teine ei taha surra, mitte keegi teine ei ole vastu armastuseta. ainult mina. mina üksi nutan, mina üksi karjun, mina üksi röögin. keegi ei näe, keegi ei kuule, keegi ei tahagi näha ega kuulda. kedagi ei huvita, keegi ei hooli. tean ühte planeeti, kus elab punase näoga härra. ta ei ole kunagi lilli nuusutanud. ta ei ole kunagi lilli imetlenud. ta ei ole kunagi tähti vaadanud. ta ei ole kunagi kedagi armastanud. ta ei ole kunagi teinud muud kui asutanud. see mees seal planeedil kordab kogu aeg endamisi. ma olen tõsine inimene. ta ei ole inimene, ta on seen. mis asi? juba miljoneid aastaid valmistavad roosid okkaid, juba miljoneid aastaid söövad lambad lilli. kas see pole mitte tõsine asi? kas pole tõsine asi uurida, miks lilled näevad nii palju vaeva, et endale okkaid valmistada, kui neid miskit kasu pole? kui keegi armastab lille, mida miljonitel planeetidel ei ole olemas rohkem kui üksainus, kas siis see on küllalt tähtis, et seda vaadates õnnelik olla? kui lammas sööb ära lille, mida armastan, siis on see otse kui kustuksid kõik tähed. kas see polegi mitte tähtis? lill, mida sa nii väga armastad, ei ole hädaohus. joonistan sinu lambale suukorvi ja lillele soomusrüü. minu lill ei armastanud mind ja ma tulin ta juurest ära. ma ei tea, kauaks ma ära jään, sest seda ei või iial teada.
panin lillele peale klaaskupli, sest ööd on ju külmad ja lilled on nii õrnad. lilled on nii ilusad, aga nad on ka väga pirtsakad. Nad arvavad, et oma okastega on nad kurjad tiigrid. Nad on nii ilusad ja arvavad, et kõik peavad neid armastama. Hüvasti, lill. Anna mulle andeks, ma olin nii rumal, püüa õnnelik olla. Mis asja? Ma arvasin, et sa ei armastanud mind. nii valus on, kui sind ei armastata. sa ei tea seda, sa pole kunagi armastanud, sa ei oska armastada. loomulikult ma armastasin sind. sa ei võinud seda lihtsalt teada, sest ma ei ütlenud sulle seda. see pole tähtis. sa olid niisama rumal kui mina. püüa õnnelik olla. jäta see klaaskuppel rahule. ma ei taha terve oma elu klaaskupli all elada. Aga tuul? ega ma nii kergesti ka ei külmeta. öine jahedus teeb head. olen ju lill. Aga loomad? kannatab 2-3 röövikut ära. olen alati tahtnud liblikaid näha. räägitakse, et nad on ilusad. ja kes siin ikka mind külastab? sa lähed ju ära. ja mis sa siin enam venitad? see läheb juba tüütuks. kui otsustasid minna, siis mine. tahad, ma toon tähed taevast sulle. tahad, ma kingin sulle oma südame. ma armastan sind. tahad, ma kingin sulle oma südame. Need, kel pole südant, ei hooli ka teiste omast. Ahaa, jõudsidki kohale. mina olen kuningas ja nüüd oled sina minu alam. Ta pole ju mind kunagi näinud. Kuidas ta mind teab? mis sa seal pobised? kuningate jaoks on maailm vägagi lihtne. tule lähemale, et ma sind näeksin. ära haiguta. haigutamine kuninga juuresolekul on etiketivastane. keel on sul haigutada. Ma ei saa sinna midagi parata. Tulin pikalt reisilt ja olen väga väsinud. sel juhul käsin sul haigutada. minu jaoks on see väga huvitav. ma pole mitu aastat kedagi haigutamas näinud. noh, haiguta, see on käsk. Ma ei saa enam, sa ajasid mulle hirmu peale. siis käsin sul mõnikord haigutada ja mõnikord. Kas ma tohin istuda? käsin sul istuda. Teie kõrgus, kui ma teilt midagi küsin. käsin sul midagi küsida. Mida te valitsete? kõike. Kõike. kõike seda. Ja tähed kuulavad teie sõna. loomulikult, sõnakuulmatust ma ei salli. Ma paluksin ühte päikeseloojangut. Tehke mulle seda rõõmu ja käskige päikesel looja minna. kui ma käsiksin kellelgi liblika kombel õielt õiele lennata ja ta seda ei teeks, kes on siis süüdi? Teie. õige, igaühe käest saab nõuda seda, mida ta anda võib. võim põhineb mõistusel. mul on õigus nõuda sõnakuulmist, sest minu käsud on mõistlikud. Aga minu päikeseloojang? saad oma päikeseloojangu täpselt kell 7:40 õhtul, siis on selleks sobivad tingimused. Mul ei ole nii kaua aega oodata, ma hakkan parem minema. oot ära mine, ma teen sust ministri. Millise ministri? kohtuministri. Aga siin ei ole ju kellegi üle kohut mõista. siis käsime iseenda üle kohut mõista. Iseenda üle kohut või ma igal pool mõistma. Ma ei pea selleks siin olema.
tere, kes sa oled? olen rebane, kõrberebane, see sinu kõrv. Tule minuga mängima, ma olen nii väga õnnetu. ma ei saa sinuga mängida, ma pole taltsutatud. Palun vabandust, mida see taltsutatud tähendab? siin oled, mida sa siit otsid? Otsin inimesi, mida see taltsutatud tähendab? see tähendab suhteid looma. palun taltsuta mind. Palun taltsuta mind. ma nii väga tahaksin, aga mul ei ole aega. ma pean endale sõpru leidma ja uute asjadega tutvuma. Tuntakse ainult neid asju, mida taltsutatakse. Tänapäeval pole inimestel aega midagi tundma õppida. Nad ostavad kõik poest. Kaupmehed sõpru ei müü. Kui tahad sõpra, siis taltsuta mind. Mida ma selleks tegema pean? Palju asju. Sa pead mõtlema ainult mulle ja iga päev minuga samal ajal kohtama tulema, et ma saaksin oma südame ette valmistada. Või kui hoopis lahkud, siis nutta kogu südamest. see on ju siis su enda süü. sa ise tahtsid, et ma sind taltsutaksin. aga muidugi, sa siis ikkagi lähed ära. Nojah, nüüd kui sa lähed, ütlen ma sulle ühe saladuse. See on väga lihtne. Ainult südamega näeb hästi. Kõige tähtsam on silmale nähtamatu. Kõige tähtsam on silmale nähtamatu. sa vastutad alati nende eest, keda oled taltsutanud. Kõik inimesed vastutavad selle eest, mida nad on taltsutanud. Aga inimesed on selle unustanud. Anna andeks, kui ma läinud olen, siis vaata tähti. Nad on sinu pea kohal. Neile, kes rändavad, on tähed teejuhiks. Mõnele lihtsalt tulukesed. Leiad ohutus öösel tähti vaadates, siis sa naeratad. Sinu sõbrad vaatavad ka tähti. Teie pilgud kohtuvad maailmaruumis ühel pisikesel tähel ja te ei teagi, et olete jälle koos. ei ole sa kunagi päris üksi ja sa naeratad, naer kuivatab pisarad. kõik, kes on kurvad, vaatavad tähti. ei, ära sisse mine leti taha. kes oskab seista iseenda eest. Üksinda elada mulle ju meeldib, pole ju vaja, et segaks mind keegi. Kui enda poolt või vastu ma olen, tujukalt karjun või naeran, mis kole. Kõike võin lubada nii nagu tahan, öösel laulda, päeva magada maha. Ise ma ajan oma 100 asja, pole mul teistega mingit asja. Olen kuis olen, las olen, kes olen, lihtsalt jänes nii väljast kui seest, kes oskab seista iseenda eest. Nii. Ja, ongi olemas. Päev ots on siin nüüd sätitud, lõigatud, asjad kõik paika pandud. Ongi kõik kaardid valmis. Loeme üle. Nii, hundid 2 tükki, väga hea. Nii, jah, 2 rähni olemas. Karud, mamma, papa olemas. Nii, siga
siga. Sest ma olen jätnud musta notsu tegemata või? No niimoodi ei saa ju musta notsut mängida. Et ega ma seda kaarti üldse ei teekski. Reeglid nõuavad. Ka üks kole üksik elukas. Igavene must suur ja kole peletis. Kaotaja kaart. Selline peabki üksi olema. Nii. Ja nüüd püsid pakis, kuni ma ütlen, et võid välja tulla. Ma pean täna raudselt saama 5 paari, enne kui must notsu tuleb. Raudselt. Lemmikmäng, täiega lemmik. Nii. Hunt. Võimas ja uhke loom. Ja otsime sulle paarilise ka. Noh, hundu. Karu. See ju ei sobi hundiga kokku. Nii. Ei no, takka targemaks. Rähp. Hundu. Ongi käes. Tubli hunt. See juba sobib. Väga hea. Mis hirmus lärm see sellisel kellaajal on? Nagu mingi ninasarvik kuskil ukse taga. Mis ta arvab, ma lasen ta sisse ka veel või? Äkki ei olegi ninasarvik, on hoopis rebane. Tuleb, pistab oma jõleda küüne ukse alt ja tõmbab jalamati ära. Äkki on hoopis midagi hirmsamat. Kes sa oled? Kus sa oled? Tule välja. Läkski vist ära. Kes siin on? Mis mõttes, kes siin on? Otseses mõttes, kes sa selline oled? Kes sa ise selline oled? Kas sa ei näe või? Pime oled või? No, muidugi ma olen pime, kui sa oled mul silmad kõik mulda täis loopinud, siis ise istud kuskilt, tuled august välja ja siis ütled, sa ei näe või? Mõtle peaga. Ma võin ennast tutvustada ka, kui sa ei tea, kes ma olen. Tead, ma tean väga hästi, kes sa oled. Sa oled üks vastik sissetungija. Ma ei ole mingi sissetungija. Ma olen mutt. Ongi mutt. Kui on pesuehtne mutt. Ei olegi ninasärvik, jah? Olen jah, mutt. Mis siin naljakat on? Ei no naljakat. No vaata ennast. Tuleb, ründab mulle majja sisse, ajab ennast uhkelt sirgu, kidurad karvad on tal kõik laiali ja siis tema ütleb, ta on mutt. Üks siuke tähtsust täis mutt. Pesuehtne mutt. Kas sul nimi ka on või sa oledki lihtsalt mutt? Ära narri midagi. Igal korralikul mutil on nimi. Mu nimi on Mudrik. Mudrik! Tead, Mudrik, see on sulle paras nimi küll. Aga et sa teaksid, sa sattusid minu majja, nii et kao minema. Ei lähe ma siit kusagile. Käi välja! Ära karju mu peale. Mul on niigi kõik halvasti. Ja siis sa veel karjud ka. Mis asja? Ma ei ole siin midagi karjunud ega häält veel tõstnudki. Sina tulid minu majja. Mina olen ise rahulik jänes vassa ja siis sina hakkad siin kuskil kaevama ja laamendama. Sa oled süüdi, et oma maja vale koha peal ehitasid. Mida? Sellist ülbust ei ole ma küll veel varem näinud, et üks väikene must käbi tuleb mulle oma majja vastu aukuma. Ära tule! Kaad siit minema. Ei lähe. Välja! Ei lähe. No ikka täiega hale kuju küll. Nüüd hakkas töinama ka veel. Jahtisid oma ülbusest maha või? Jälle hakkad narrima. Mul on kõik niigi halvasti, siis tuleb mingi tige elukas.
ja hakkab veel minuga tigetsema, mingi vastik elukas. Ma ütlesin, ma ei ole mingi vastik elukas, ma olin jänes. Ja mina sinuga ei hakanud tigetsema. Mis sa alustasid? Midagi ma ei alustanud, ma ainult kaevasin. Leidsid ikka kraapimiseks hea koha küll, jah? Kui ma pidin siis kraapima. Tead, üleeile kallas terve päeva vihma. Terve mu uru ujutas üle. Siis ma istusin ja vaatasin oma ilusat elutuba. Mul olid seal mullast voolitud mutikujud seite peal. See vihm, see paavihm, see lõhkus kõik ära. Siis ma nutsin ja siis mul hakkas külm. Mul hakkas nii külm, et isegi mu püksid jalas külmetasid. Võtsin ennast kokku, jätsin vana pesa maha ja kaevasin uue. Sain pesa valmis täna öösel, mõtlesin, et tulen välja, kaevan endale õues käimise tunneli. No kus ma teadsin, et sinu maja vastu tuleb? Mis sa arvad, et ma tahan siis sinuga koos elada või? Ma elan maa all, aga kuskile võime olla. Mudrik ära kaeva siin, mudrik ära kaeva siin. Kuule, ära ulu nüüd niimoodi, saad mul pea valutama. Sa ei saa ju siia töinama jääda. Mis sa teha kavatsed, ah? Ei tea, kuhu mul minna on. Keegi mind ei salli. Kes mõistaks mind? Oh, kes mõistaks mind? Kas selleks, et meeldida, tuleb olla mul linn? Aga mis teha, kui nõnda see pole? Ma olen loodud ju selline kole. Mehi, mis tahes, need käpad ei lenda. Maapõue sügavale peidan ma enda. Üksi ja õnnetu pimedas kaeva. Keegi ei hinda mu tööd ega kaeva. Keegi ei tea, et see tunnelirodu on mu armas ja ainuke kodu. Keegi ei taha ka aru saada, et ilma mutita mulda ei saada. Nii pehmeks ja heaks, et see seestpoolt kannaks kõiki neid puid, mis metsasid annab. Kes mõistaks mind? Oh, kes mõistaks mind? Kas selleks, et meeldida, tuleb olla mul linn? Ära ulu nüüd niimoodi, saad sa aru, sa oled mul ajanud pea valutama, isegi kasukas hakkas valutama, sa oled mul terve õhtu ära rikkunud. Sa oled isekas selline. Minul on mure, aga temal hakkab kasukas valutama. Kas keegi üldse saab aru ühest väiksest mutist? Igal pool olen ma jalus, mitte keegi mind ei salli. Mutimulla hunnikud on igal pool jalus. Mida ma siis tegema pean? Või kuhu minema, kui ma olen selliseks loodud? Mis me siis nüüd sinuga peale hakkame? Sa proovi nüüd minust ka aru saada, eks ole. Ma ei ole harjunud sellega, et mul keegi külas käib. Mul ei käi siin kedagi, ma ei käi teistega üldse läbi. Mul ei ole jaksu, et kõigiga viisakas olla. Ma ütlesin, isekas oled. Ja küll. Lase mul nüüd natukene selle asjaga leppida. Peaksid ise ka katsuma natukene maha rahuneda. Kas sa arvad, et meil on siis võimalik kuidagi kokku leppida ja et sa ei ajagi mind siit kohe välja? Las ma mõtlen natuke. No vaatame. Lähedalt vaadates, ega sa nüüd nii jube ka ei ole. Jah. Ilmatu suur ka ei ole. Kraabid küll koledalt, aga... Ei kraabi ma enam, mul on kõik valmis kraabitud juba. Ja ma olen väga vaikne, puhas. Elan maal väga vaikselt, väljas käin väga harva. Tead, teeme niimoodi. Mõtleme sellest nagu kahekorruselisest elamust. Sina elad seal all ja mina siin üleval. Ja kokku me ei peagi saama. Selge? Selge.
see on küll hea mõte. Aga mis ma selle hulla hunnikuga ma siin teen siis nüüd? Tead, see auk siin, ega see nüüd nii suur ka ei ole. Tead, küll ma siia mingi katte peale panen, nihutan natuke lauda või midagi. Ja ma tahaks siit väljas käia. No, ma annan sulle võtme. Teeme niimoodi. Ja siis hakkadki võtme kaudu uksest välja käima. Vaikselt. See on väga hea mõte, see on ka väga hea mõte. Kuule, Vassa, aga kui me siin juba koos sedasi elame, äkki ma võin sulle sedasi vahest külla ka tulla? Tead, see üksindus vahest nii? Külla? Ei, oot, ma ei tea. Mul ei ole keegi varem külas käinud. Mitte keegi. Ma ei tea, kuhu teda panna või mis taga teha. Mul ei ole mingit külalist vaja. Sa ei pea muga midagi tegemagi. Istuksime, räägiksime juttu. Räägiksime? Sa tahad siis öelda, et nüüd, kui sa tuled siia elama, et siis sa hakkad nagu külas käima või siis me veel räägime, et siis sa nagu pressid ennast sõbraks või? Niimoodi pressidki ennast sõbraks või? Rahune maha, Vassa. Sõbraks pressida. No nii ma seda nüüd küll ei mõelnud. Ma ei tea. Aga kuule, Mutt. Äkki see ei olegi nii halb plaan? Sõbraks kohe alguses, vaevalt, et ma sind võtaksin. Aga tead, kui sa muga siin kaarte mängid, siis pika peale, miks ka mitte? Kaarte mängida? Mis mõttes? Musta notsut. See on lihtne. Tead, mul jäigi ennem sinu pärast mäng pooleli. Saame koos lõpuni mängida. Jah. Ma ei tea, mis mäng see selline on? Oi, see on hästi lihtne. Vaata. Võtad pakist ühe loomapildiga kaardi, vaatad selgelt pilti ja otsid paarilise. Ei, mis mõttes vaatad selgelt pilti? Ei, see mäng ei sobi. Kuule, ole nüüd. See on kõige lihtsam mäng maailmas. Tead, pealegi sa oledki mulle võlgu natukene. Et ma sul siin lasen elada ja võtme said ju ja Ei, ma ei tea. Kuule, Vassa, juba hirmus hilja ka. Ma hakkan nüüd täna parem minema. Mis? Juba lähedki või? Ja palun vabandust, et ma su toa sedasi mulda täis lopsin. Ma ei teinud seda meelega. Tead, kuule, sellest ei ole eriti midagi. Küll ma homme koristan. Äkki tuled appigi ja joome tassikese teed ja siis mängime seda musta notsut ja Juba homme. Ei, ma pean vaatama. Kuule, Vassa, ma ikka nüüd lähen. Hea tööd. Juba lähedki või? Ja lähen. Hea tööd, Vassa. Hea tööd. Kus ta on siis nüüd äkki nii kiire? Imelik mutt. Ei hea tööd, väike mutt. Väike imelik mutt. Hea tööd, väike mutt. Hea tööd, väike mutt. Hea tööd, väike mutt. Päevaga alustama. Ops, väike võimlemine ja opa ja jänesenkad. Peaks nüüd koristama korralikult. Äkki tuleb mudrik külla, siis saame kaarte mängida ja teed juua, jah? Issand, toolid on kõik mustad. Kes on siuksed rokased jäljed siia jätnud? Muidugi, mul käis ennem porikärbes pudrukausis patserdamas. Ega need porikärbsed, need ei oskagi teiste elamisest lugu pidada. Nüüd on kõik valmis. Peaks TV keema panema. Varsti tuleb vast mudrik ja
mis hirmus lärm see on. Tuleb lausa kananahk ihule. Kes see niimoodi väljas läheb? Paula, sina, vaata, mida sa kõik hooviga oled teinud. Ilusast sammast pole enam jälgegi. Palun vabandust, Vassa. Mis vabandus? Jalgu ei mõista tõsta või? Mis ma selle vabandusega peale hakkan? Ma saan aru küll, aga ma lihtsalt ei saa teisiti. Tead, sa teed seda meelega. Tead, mine magama ära. Ma läheks nagu magama, aga valu ei lase ju magada. Sinu ja sinu tühja hädadamist. Valu ja valu. Paula, kas sul tõesti valutab või? No miks sa kohe ei öelnud? Sind kah. Näita, mis sul... Issand, sul on ju põlved puhta paistes. Mis suga juhtus? Ma ükskord komistasin ühe rondi otsa. Ja ma ei tea, valu ei olegi pärast seda üle läinud, ainult hullemaks läheb kogu aeg. No mis me suga siis nüüd teeme? Ma tean, ma olen toon kapsalehti. Need aitavad alati. Ei tea, kas maksab, äkki on valus. Kuule, pärast maksad. Nii, püsi. Nii, anna ka jalad siia. Up. Nii, võtame siit ja... Vaata nüüd, et sa väga ei karju mul siin. Ops. Joo. Et põdrad ka jäävad ikka järjest väiksemaks tänapäeval, ma ei tea. Ops. Nii, ja teine ka. Appadi. Nii. Ja teine veel. Opsti. Nii, tuleme nüüd püsti ka. Vaadi. Noh, hakkas parem. Proovi nüüd. Hoopis teine asi. Noh, väga hea. Aga vaata nüüd, et sa ära lähed. Mul ei ole vaja, et sa siin väljas lärmad. Ma lähen nüüd kohe magama. Jah. Mudrik. Tere, Mudrik. Oi, sina. Kas ma ajasin su ülesse või hilja juba? Ei, kuule, sellest ei ole midagi. Tead, ma ei läinudki magama. Ma ootasin sind. Mind? No jah, mõtlesin teada, et sa oled siin juba tükk aega elanud ja et me võiksime see teed juua ja mustanotsu kaarte mängida ja jah. Sa mõtlesid seda tõsiselt või? No muidugi tõsiselt, jah. Istu, hakkab mängima. Jah. Ma ei tea. Kas see on ikka... On, ikka on hea idee. Muidugi on, jah. Ma teen kaarte juurde korra. Hoppadi. Nii. Noh. Las ma õpetan sulle. Hästi lihtne. Näed, see on kaardipakk. Mäng on lihtne. Võtad kaardipakist ühe loomapildiga kaardi, vaatad selgelt pilti ja siis otsid talle paarilist. Kui saad paari kokku, siis ütled väga hea, see juba sobib ja siis teed puusaringe. Jah. No, sa oled vähe kandiline veel, küll sa õpid. Jah, ma alustan. Hopp! Oi, jänese pildiga kaart, see toob küll õnne. Noh, Mudrik, sinu kord. Mis sa saad sealt? Noh, mis sul on seal? Mis sul on, Mudrik? Ma ei tea. Mis sa ei tea ju? See on vihmaoss ju. On vä? Muidugi. Noh, mina kord jälle. Konpunsilm. Selle paneme pakki tagasi. Nii, sinu kord. Noh,
Mudrik, mis sul on seal? Ma ei tea. No kuidas sa ei tea, noh? Näita siia. No see on ju öökull, ilmselge ju. Mis sa oled pime või? Jälle hakkad narrima, jah? No mis ma siis tegema pean, noh? Siis, kui sa muud ei tee, kui ainult lollitad, et ei näe ja ei näe. Sa oled isekas ja sa ei tea. Olen jah sinu mõistes pime. Aga mis mul on seal maa all selle terava nägemisega teha? Mul näen täpselt nii palju kui vaja. Punkt. No mis asja? Mis mõttes ei näe? Kuidas see võimalik on? Oota, Ossa, me oleme liiga erinevad. Sina elad valguses, mina pimeduses. Sina elad maa peal, mina maal. Sellest sõprusest ei tule mitte midagi välja. Me oleme liiga erinevad. Liiga erinevad. Kuule, Mudrik. Ma lähen nüüd ära. Ära mine. Mudrik, kuuled või? Me oleme liialt erinevad. Mudrik. See ei ole küll aus. Mina koristasin tema pärast terve päeva ja tema läheb lihtsalt minema. See ei ole aus. Kus mina pidin teadma, et mutid ei näe nagu jänesed? Ma ei ole veel mingi põmbja, sellepärast, et ma seda ei teadnud. Sellepärast, et ma teistsugune olen. See ei ole aus. Ise ta alustas. Ma lähen ütlen talle kohe, mis ma arvan. No. No ei mahu. Tee, mis tahad. Mudrik. Mudrik, me oleme ikkagi sinuga liiga erinevad. Lõpuks said aru, jah? Nojah, mida ma selle teadmisega nüüd peale hakkan? Sina minu mänge mängida ei saa, mina sinna alla ei mahu. Ei saagi midagi koos teha. Sul oli õigus. Ole õnnelik. Aga kui me oleme kannatlikud ja mõtleme, võib-olla siiski me suudame midagi välja mõelda, mis meile mõlemale meeldib ja millega me mõlemad saame hakkama. Kas sa arvad, sellist asja on või? Ma arvan, et on. Saaksime kapsapäid veeretada? Jah. Ja sa oled liiga pisikene selle jaoks. Jah, tead, hüppame katusele ja katuselt hüppame aknast sisse. Nojah, sa võid ju ennast ära põrutada. Paneks sulle veekausi alla. Sa ei oska ujuda ju. Hopud veel ära. Kuule, ma tean. Tead, lähme veeretame sibulaid rebase urust sisse. Nojah, sa ei oska ju siksaki eest ära joosta. Murrab veel maha su, kahju. Saaksime ainult koos istuda ja teed juua. Igav. Aga Mudrik, su käpad. Mis nende käppadega on? No kuidas sul nendega on? Nendega sa ju kogu aeg kaevad, katsud igasugu asju, teed igasugu asju, jah? Ja käpad on mul väga head. Ilma nendeta ei saaks ma mitte kuidagi. Väga hea. Istu siia. Mis sul mõttes on, Vassa? Kohe näed. Nii. Ma seon sul nüüd silmad kinni. Miks? Istu. Ma nagu nii ei näe peaaegu mitte midagi. Väga hea. Tead, mul on vaja, et sa mitte grammigi ei näeks. Tead, pärast seome minul ka, ei ole hullu. Jah. Kui sa silmadega ei näe, siis käppadega tunned küll hästi. Nüüd hakkame mängima siis äraarvamismängu. Mina annan sulle ühe asja, sina katsud, mis see on ja üritad ära arvata. See on küll hea mäng. Nii. Hops. No? Ma arvan, et see on puust.
Jaa. Seal on saba taga. On. Ja siis tal on ümmargune pea. Jaa. Mulle tundub, mulle tundub, et see on labidas. Mis labidas? Kuule, see on puulusikas, labidas. Ise oled labidas. Väike maalune labidas. Kaevan siin, kaevan seal. Väike maalune labidas. Tead, võtame järgmise asja. Nii. Ops. See on kõva. Jaa. Kõrge. Jaa. Aknad. Miks tal iga külje peal 100 akent on? Kuule, Vassa, kas see on putukate maja? Miks sul putukate maja vaja on? Miks putukate maja? See on ju porgandiriiv, näed. See asi on porgandiriiv. Vaata ise, näed, porgandiriiv. Sa ei tea, mis see on või? Tead, ma otsin uue asja. Oot, nüüd teeme vahetuse. Ja küll. Nii. Istu siia. Istu. Selle esimese asja, selle sa arvad kohe ära. Aga vaata see teine asja. See on ju männikäbi. Õige. Aga nüüd see teine asi. Issand, Mudrik, mis ime asi see on, mis sa mulle kätte andsid? See on ju nälkjas. Ongi nälkjas. Kuidas sa võisid seesuguse niru peale ehmatada? Mudrik, kuidas sa võisid? Aga oli ju naljakas, oli ju. Oh, sind küll, Mudrik. Kuule, me saime vist hakkama. Millega? Noh, sellega. Sa tahad siis öelda, et... Just. Et siis nagu sõbrad või? Sõbrad, jah. Jaa. Kuule, aga hakkame siis praegu ära magama minema või? Ei tea. Aga tead, mul tuli üks mõte, mida me järgmine kord võiksime koos teha. Nii? Et mina räägiksin sulle sellest maa-alusest elust. Ja sina räägiksid mulle võililledest. Võililledest? Nojah. Tahaksin teada, kuidas need tüütud juurikad seal maal lõppevad, maa peal lõppevad. Tead, mul tuli plaan. Nii? Järgmiseks korraks ma korjan sulle kohe terve sületäie võililli. Aitäh! Ja saad neid kõik ise katsuda. Aitäh! Pane selle siia. Ma arvan, et ikkagi siis sõbrad, jah? Sõbrad. Ma arvan, meil saab järgmine kord väga lõpus olema. Mina arvan, et seda saab. Üksi on hea, aga koos ikka parem. Mõistame seda me hiljem või varem. Üksi on hea, aga koos ikka parem. Mõistame seda me hiljem või varem. Ole sa pisike, pikk või lai. Ühtemoodi mõnus on saada pai. Kuulata kiitust ja olla nii kallis. Sõbrale, kes sinu tujusid sallib. Kes sinu järele pärib ja küsib. Kes ilma sinuta rahus ei püsi. Kes tahab lennates joosta, et tulla. Sinna, kus iganes sa võiksid olla. Üksi on hea, aga koos ikka parem. Mõistame seda me hiljem või varem. Üksi on hea, aga koos ikka parem. Mõistame seda me hiljem või varem. Aeg magama minna. Lähme ära magama. Parem. Tulge kõik teised ka siia näitama, kuidas üks koos on ikka parem. Ja tulge nagu sõnajalad. Tulge kõik. Georg. Lavale, ruttu. Minge ikka teie ettepoole, te olete kollased, ma olen valge.
meil on siin lavastaja Ellen Teemus. palun tule abiline Helje Põlvat. ja lehvitame meie helitehnikule Olegile. ja teeme nüüd ühe kummarduse veel. kui te arvate, et see on lihtne, siis me pole seda. oi, aitäh. nii, pane see niimoodi kaela. ja kas saavadki omadussõnad otsa? meil on laagri lõpus, antakse laagrilisele ikkagi üks tänutäheks selline koosolemise kaart ka ja natukene midagi koduteele ka. et kui te nüüd, ma teie nime välja hõikan, ega siis ei ole üldse paha, kui te ütlete, kas te midagi nagu õppisite ka selle üle, aga võib-olla te hakkate sellest alles hiljem mõtlema, et kui te mõtlete selle peale, et kas seda teksti, mida pähe õppida, oli palju või ilmselt mitte. aga see, kuidas ja millal seda öelda ja seda teistega koos ja nii nagu vaja öelda, et see oli kindlasti paras õppetund, mida kaasa võtta. Et sellel siis, kes tuleb tänutähe järgi, on soovi korral õigus ka midagi öelda ja minu soovitus on siis see ka, et siis ta tuleb ja kas kallistab või surub kõigi trupiliikmetel ka kätt. nii, ja siis läheb rea lõppu. nii, meie kõige väiksem osaleja on Kristin. Kas Kristin on meil praegu kuskilt puudu? Kristin? Läksid juba ära? Olgu, võib-olla pidid ära minema, aga Kristin on alles 6-aastane. Küll selle peale käratas üks nende perekonnast